No nii, nüüd lähme proovime siis ühe öö magada selles vannis, mis me siin üks päev tegime. Asjad viisin juba ennem sinna sisse ja panin siia mingi vana kaltsu ette rippuma ka, et päris tuul otse peale ei puhu siit august ja kuidagi see sisse pugema nüüd. Vaadi. Päris pull. Padjaga kaasa ikkagist. Päris sihukest ellujäämis asja ju täna ei tee, et kuuseokstest oleks all siin madrats ja kõik. Sihukene pool ellujäämist teema on täna. No nii, sain nüüd lõpuks siia sisse sätitud ennast. Küünlaid ma vist ei panegi täna öösse siia põlema, sest et väljas on selge taevas ja päris valge. See kuu paistab ja näitab mulle siia piisavalt valgust. Praegu siin taskulamp filmimise jaoks põleb, aga muidu ööseks polegi vist vaja midagi jätta. Külma pärast vist ka väga muretsema ei pea, sest et mingi -8 on ainult väljas, et ei midagi hullu. Siin paar päeva tagasi oli veel -17 ja et siis oleks natukene võib-olla külm hakanud, aga praegu küll ei muretse, sellepärast mul siin nagu topelt magamiskott ka, et üks suvine on sees ja üks talvine on nagu peal. Et see väga peaks väga soe olema. Kuna meile kõigile siuke ekstreemasi suht palju nagu meeldib, siis tulevikus hakkama tegema nagu natukene rohkem siukest ellujäämisteemat ja metsas ööbimist ka kohe ja ilma telgita siis, ma mõtlen. Telkidega on käidud juba küll ja küll, et see pole päris nagu see, et aga ise ikka koha peal see onn omale ehitada seal siis koha pealt leitud materjalidest, see on juba hoopis midagi muud, et telgitud on juba jah. Mina ise olen telkimas käinud juba mingi, ma ei tea, 20 aastat või niimoodi, et poisid hakkasid ka käima mõlemad kohe peale sündimist praktiliselt, et hetkel und veel ei ole, aga ega vist nii pea ei tule ka, aga eks ma siin vahin lage natukene aega ja küll siis lõpuks magama jään, et eks siis hommikul räägin, kuidas oli. No nii, nüüd on hommik käes ja kerime välja ennast siit koopast. Kuidas siis oli? Oli täitsa okei, algul oli päris soe. Aga kuna panin siia ühe mingi teki ainult alla ja selle alla veel üks sükene mingi poroloonmadrats, mingi 0,5 sentimeetri paksune vist ka, et siis tundub, et sellest on ikka vähe siin jäise maa peal, et külje alt ikka hakkas natukene külm öösel. Järgmine kord paneb midagi paksamat alla. Aga pealt poolt see 2-kordne magamiskott täitsa toimib. Ainuke probleem jah, et alla peab panema rohkem ja isoleerima ennast paremini maa pealt ära.
siis peaks olema kõik okei. Aga selleks korraks siis kõik, näeme järgmises videos.